Kui räägime rohepöördest, kostub tihti, see on liiga kallis. Tallinna Ülikooli jätkusuutliku hariduse teadur Katrin Männik, kas kestlikkus tähendab loobumist? Jätkates samal kursil kaovad mugavused nii või teisiti. Ressursid on rohkem piiratud, nad kallinevad, võtame kas või energia ja puhas joogivesi. Meie käes on võimalus luua uus heaolu teadliku tarbijana ja uue elukeskkonna loojana. Näiteks rahvusvahelises projektis BioBackman arendame koostöös ettevõtjatega biopõhiseid ja biolagunevaid pakendimaterjale, asendades nii plasti, kuid säilitades toimivuse. Rahvusvahelises projektis EdTech Talents töötame välja uusi digilahendusi, mis aitavad kaasa kestlikkuse pädevuste tõstmisele ettevõtetes ja hariduses. Nutikad lahendused aitavad õppida paindlikumalt ja säästlikumalt. Nii tuleb juurde uusi oskusi ja raiskame vähem. Seega ei ole kestlik eluviis mitte loobumine, vaid tasakaal. Tarbime ja toodame targemalt, mitte rohkem. Nii avame uued võimalused tulevikuks, mis päriselt kestab.